mitte nii ammu oli laps vanemate omand, keegi, kellega võis teha, mis õigeks peeti. Tallinna Ülikooli dotsent Ingrid Sindi, miks on üldse lastel õigused? Täna tundub loomulik, et lastel on inimõigused, aga kas teadsite, et veel mitte väga ammu aega tagasi peeti last pigem vanema omandiks? Keegi, kellega vanem ja tegelikult iga täiskasvanu võis põhimõtteliselt teha, mida õigeks pidas. 18.–19. sajandi tööstusühiskonnas oli lastel oluline roll. See aga tähendas, et juba 4–6-aastased lapsed töötasid näiteks kaevandustes ja vabrikutes, tihti pikki päevi ja ohtlikes tingimustes. Käsikäes laste töö piiramisega hakati arendama haridussüsteemi. Lapse tööks sai koolis käimine. Laste õiguste kujunemine on üks 20. sajandi olulisemaid rahvusvahelisi saavutusi. Selle teekonna tipuks võib pidada 1989. aastal vastu võetud ÜRO lapse õiguste konventsiooni. Konventsioon ei räägi ainult lapse kaitsmisest, vaid ka sellest, et igal lapsel on õigus areneda oma täispotentsiaalini, õigus olla hoolitsetud, armastatud ja väärikalt koheldud. Ja mõelge, alles hiljuti jõudsime arusaamani, et last peab ka päriselt kuulama.